Lugupeetud koosoleku juhataja, head kolleegid. Härra Reinsalu nimetas siin kokteili ja see kokteil on põlemisohtlik. Kui te siin tikkudega mängite meie sisserände teemadel, siis see kokteil võib tõesti plahvatada. Ja see ei võtagi kaua aega, sellepärast et massiimmigratsioon on juba toimunud. Kui me neid aastaid vaatame, kus oli 5000, 7000 sisserände saldo, siis suurem meie kahjuks, siis me võime öelda, jah, massiline sisseränne on toimunud. Ja mis paneb mõtlema on see, et alles me võtsime vastu Ukraina põgenikke. Veel enne, kui põgenikke vastu võtsime massiliselt vastu Ukraina tööjõudu. See oli juba enne 2022. aastat märgatav, kuidas paljudes kohtades ei saanudki enam eesti keelega hakkama, aga sellist olukorda, mis siin viimastel aastatel on olnud, kus on lausa massiline, eriti pealinnas, aga ka väiksemates kohtades, siis tuleb meelde 80ndate Eesti, kus ei saanud eesti keeles asju ajada. Mis tähendab, et massiimmigratsioon on praegu väga kriitiliselt eesti keele olukorda halvendav, Eesti inimeste töökohti ära võttev ja rahvusriiki lammutav üleüldiselt, sest mõtleks, et see pilt pealinnas on lihtsalt depressiivne, kui kogu aeg tuleb meelde 80ndate Eesti. Aga kuidas see annab meile õiguse oma inimestesse suhtuda üleolevalt? Teie ei ole meile prioriteet. Me võtame siia asemele odav tööjõu. Me oleme siin vande andnud Eesti inimeste ees seista, rahvusriigi ees seista. Aga ei, keegi teine tõlgendab seda alati omamoodi. Ei, meil on võõrad tähtsamad. Ei, me tõstamegi oma inimesed töökohalt välja. Neid lugusid on juba praegu küllalt, kus terve kollektiiv vahetatakse odav tööjõu vastu välja. Ja need on südantlõhestavad lood, eriti väiksemates kohtades, kus inimesed ei leiagi enam mingit muud tööd. Mis tunne on? See oleks nagu oma kodumaalt välja visatud. Ja see lõpebki sellega, et nad on välja visatud, sest nad lähevad ise välismaale hiljem tööd otsima. Vaatame nüüd, kui palju on islamiusuliste arv Eestis kasvanud. Kaitsepolitsei on olnud väga mures. See on 10 aastaga 4-kordistunud. PPA andmetel on kõikvõimalike islamiriikidest pärit inimestel elamislubade ja viisade arv olnud veel 2022 üle 12 000. Nii et julgeolekuprobleem on meil samamoodi laual. Surve avalikele teenustele. Siin eelmise eelnõu puhul oli lausa nimekiri, et see kõik võib stsenaariumi number 2 puhul võtta kõikvõimalike koolikulude ja muude kuludega seoses 17 miljonit eurot. Selle sama sisse tuleva tööjõu, laste ja nende enda erinevad koolitused. Et kus on see kasum? Kus on see kasum? Kus on see kasu kogu ühiskonnale? Julgeolekuriskid tõepoolest. Kaitsepolitsei on märkinud, et Eestisse on tulnud nende üle 10 000 islamiusulise hulgas ka radikaliseerunud persoone. Ja kui me vaatame, kust riikidest siis need elamisload on saadud, ma palun meil 3 minutit. 3 minutit lisaks. Näiteks siis Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Nigeeria, Usbekistan. Aga tuletan meelde, mulle seondub Usbekistaniga mõningaid lugusid, kus nendest riikidest pärit asüüliotsijad panid toime jõhkraid terroritegusid, eriti kui neile lükati
lükati asüülitaotlus tagasi. Oli radikaliseerumine. Tuletame meelde, mis Soomes juhtus. Meil võiks olla mingi ajalooline mälu, et Turu linnas lõigati kõri läbi naisterahval keset tänavat. Lastevankrit lükkaval naisterahval. See oli integreerumine, see oli mingi moodne integreerumise juhtum või kuidas. Kui me seda ei mäleta, kuidas veoautodega inimesi alla aeti meie naaberriigis, siis meil on väga kehv mälu. Aga praegu avatakse uksed pärani kõigile teistele eranditele lisaks. Nagu ma ütlesin, et siin on erandite kaos, et see seadus koosnebki eranditest. Meie sisserändekvoot on ikkagi nagu nurka aetud võrreldes nende eranditega. Meil on ju toredaid IT-spetsialiste, kes siin Bolti kottidega ringi marsivad küll ja küll. Iduettevõtte erandi all on neid sisse tulnud küll ja küll. Ja kui me vaatame veel seda, et milliseid hüvesid neile siin pakutakse, perehüvitiste seaduse muutmine eelnõus. Eesti vanemahüvitist jagatakse lahkelt siia tulijatele. Kas pole suur rahvatlus mõnele Kesk-Aasia elanikule, kelle kodumaine palk on madalam kui siinne perehüvitis? Kas pole uue migratsioonipumba sisse töötamine? Samal ajal, kui me ülikoolid on juba migratsioonipumpadeks muudetud, nüüd me muudame siis veel mitmed valdkonnad migratsioonipumpadeks. See on ebaeetiline meie enda inimeste suhtes. See on läbimõtlemata, kahjulik projekt, mis tuleb esimesel võimalusel lõpetada. No selleks järgmine võimalus on aasta pärast, nii et ma hoian Eesti inimestele pöialt, et me saaksime aasta pärast selle eelnõu või selle juba ilmselt jõustunud seaduse prügikasti visata. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! No, kuulasin üleval ekraani vahendusel kõike seda, mis siin toimus, ja mulle meenus minu solidses vanuses, kuidas ma olin Nõukogude armees ja olin köögitoimkonnas. Ja köögitoimkonnas istus seal üks praportsik ja tuli sisse teine praportsik ja esimene küsib tema käest, et "A чем занимаются там?" No ma ütlen vene keeles, sest nad eesti keeles ei rääkinud seal. Et millega nad seal tegelevad, no kuskil mujal. Ja see vastab, хуйнёй занимаются. No ütleme eesti keelest, tühja-tähjaga tegelevad. Et vaat see, mis siin saalis praegu toimub, see on täpselt see. Laiendame mingit valijameeste kogu, teeme selliseid poose ja võtame teistsuguseid poose. Jätame illusiooni, et me teeme demokraatlikku parandust sellele kõigele. See on täielik jama. Tegelikult me saame ju kõik aru. President peab olema kindlalt vabamüürlane, Euroopa Föderatsioonile truu, kontrollitav, juhitav, niipea kui ta natukenegi sentimeetri võrra astub kõrvale, nagu juhtus Karisega Kasahstanis. Oi, ta saab, aga ta saab. Siis ta ei ole oma. Siis me paneme ta paika. Ta peab teadma, et ta on meie oma ja teeb seda, mida meie talt ootame ja käseme. See on demokraatia, sõbrad. Aga noh, Euroopa Liit, mis on ammu juba demokraatiast hälbinud ja liigub totaalselt ebademokraatlikul kursil, selle puhul on see kõik ju loogiline. Nüüd, mida siis ikkagi tahetakse? Mida tahab Eesti rahvas? Ärme siis ütleme Eesti rahvas, kui keegi on nii ksenofoobne ja arvab, et me siin jätame kõrvale vene keelt kõnelevad inimesed ja tatari keelt kõnelevad inimesed ja suahili keelt kõnelevad inimesed. Mida ootavad Eesti alalised elanikud ja kodanikud? Nad ootavad seda, et nad saaksid demokraatia pidupäeva ehk õiguse valida presidenti. Seda nad ootavad. Nad ei oota seda, et siin üks ja teine ja kolmas tagatoa kokkuleppega määravad meile presidendi. Ei taha, kõik on tüdinud sellest. Me nägime Kersti Kaljulaidi, kuidas määrati meile president. Me nägime, kuidas meil on mitu korda järjest siin presidente määratud. Eesti rahvas ei taha. Keegi ei taha seda määratud presidenti. Tal ei ole autoriteeti. Ta on lihtsalt keegi.
Keegi, on president, käib vahetevahel lasteaias, loeb laste jutte seal lastele ja surub kuskil kätt ja jagab vabariigi aastapäeval ordeneid natukene ja ei taha Eesti rahvas seda. Eesti rahvas tahab, et tal on keegi, kelle tema on valinud. Ja kui ta pettub selles inimeses, siis võib tõesti öelda, aga te ise valisite. Aga see, mis meil praegu toimub siin ja selles saalis, see on selle demokraatia mõnitamine. See on presidendi institutsiooni mõnitamine ja see on meie parlamendi mõnitamine. Aga ma tean, et ma olen hüüdja hääl kõrbes. Jah, Lauri, see, mida sa esmaspäeval tegid, oli ka parlamendi mõnitamine, oli demokraatia mõnitamine, oli 30 aastat vastu pidanud töö- ja kodukorra mõnitamine. Aga sul ei ole piinlik ja sa tuled jälle siia rääkima meile tühje loosungeid demokraatiast ja õigusriigist. Piinlik peaks olema. Aitäh, härra esimees. Lugupeetud kolleegid, kahtlemata on see väga oluline toetusavaldus Iraani rahvale. Ja mul on hea meel, et meil on selles suhtes nagu üle saali konsensus. Aga küsimus ei ole muidugi nii lihtne, et me saaksime selle panna ainult teatud moraalsesse raamistikku ja mõista hukka vägivalla demonstrantide vastu. Küsimus on palju ulatuslikum ja seda on ka puudutatud siin küsimustes komisjoni esimehele, väliskomisjoni esimesele Marko Mihkelsonile. Küsimus on geopoliitikas ja see geopoliitika puudutab meid otseselt. Küsimus on selles, et meil ei ole tegemist mingisuguse väikese ja tähtsusetu ja vaese riigiga, vaid meil on tegemist riigiga, kus on 92,5 miljonit elanikku, kus on maailma ühed arvestatavad naftavarud, gaasivarud, mis on geopoliitiliselt lukk Pärsia lahte ehk teatud transporditeedele. Ja kõik see avaldab palju suuremat mõju kui see, missugune režiim konkreetselt selles riigis on ja kuidas ta oma rahvaga käitub. See avaldab mõju sellele, kellega see režiim on liidus. Ja meie seisukohast on ülioluline see, mida on siin ka mainitud, et see režiim on liidus Putini Venemaaga. Putini Venemaa on selle režiimi strateegiline partner tema tuumavõimekuse arendamisel ja on seda juba kuskil 80ndatest aastatest alates, Nõukogude Liidu perioodist alates. Kui Nõukogude Liit lakkas eksisteerimast, siis Venemaa pärast mõningat segadust taastas oma suhted ja oma teadlaste ja oma eesti keeles öeldes know-how jagamise Iraaniga ja sellest seisukohast vaadates me näeme ka ju seda, kuidas sealt on nii-öelda peegelduse efekti korras Venemaad aidatud tema sõjatööstuse arendamisel ja tema sõjapidamisel. Nii et see on meile kõige otsesemalt tähtis partnerlus ja meil on tegelikult hea meel tõdeda, et see partnerlus mõningatele proovikividele ei ole kõige paremini vastu pidanud, sest kui me vaatame seda, mis on toimunud viimase paari aasta jooksul Süürias, siis Süürias on Iraan saanud väga tugeva tagasilöögi, aga ühtlasi on seal saanud tagasilöögi ka Venemaa. Ja kui me nüüd vaatame seda, mis toimus hiljuti, kui pommitati Iraani tuumarajatisi, siis ka siin Venemaa sisuliselt ei sekkunud. Ehkki Venemaal ja Iraanil on omavahel sõjalise koostöö leping, Venemaa ei sekkunud. Mis tähendab seda, et Venemaa tunnetab oma teatud jõuetust. Venemaa tunnetab, et seda režiimi toetades, avalikult toetades on tal oht löögi alla seada oma teisi tähtsaid geopoliitilisi initsiatiive ja seepärast Venemaa ei toetanud kõrgendatud profiiliga Iraani ja ei toeta ka praegu. Võime tuua siin ka näite sellest, kuidas Venemaa ei ole toetanud Venezuelat. Siin kurjad keeled kõnelevad, et Venemaa on Venezuela vahetanud Ukraina vastu. Kas see tõele vastab, seda me saame näha mingis tulevikus, aga see on suur geopoliitika.
Ja selles geopoliitikas, ma arvan, me oleme ennast positsioneerinud selle avaldusega ajaloo õigele poolele. Sest kui ma olen rääkinud mõnede inimestega, kes tunnevad päris hästi Donald Trumpi ja tema mõttemaailma, siis Donald Trumpi, ütleme nii, kõige tõsisemaks ohuks Ameerikale ja Ameerika tulevikule peab ta Hiinat. Aga nende ohtude nimekirjas on üpris kõrgel kohal ka Iraan. Ja sellest seisukohast ma arvan, kuna siin ennist infotunni ajal oli teemaks, paluks natukene lisaaega. 3 minutit Oli lisaks. teemaks ka see, missugused on väikeriik Eesti valikud muutuvas geopoliitilises konstellatsioonis, siis nagu on öelnud ka Mark Rutte, Euroopa praegu ei ole võimeline ennast kaitsma ja olema sõjaliselt tõsiseltvõetav subjekt ilma Ameerika toetuseta. Ja sellest seisukohast võttes meil ei ole siin väga palju üldse kõhelda ega kahelda. Ühelt poolt kõik need moraalsed imperatiivid, millest rääkis proua Rõivas, teiselt poolt kahtlemata kõik need geopoliitilised ja sõjalised momendid, millest rääkis Marko Mihkelson, ja kolmandat pidi loomulikult see, et ajaloo õigel poolel olemine tähendab täna seda, et me toetame Ameerika Ühendriikide poliitikat nende riikide suhtes, kes käituvad, kuidas ma nüüd ütlen, jõhkralt oma rahva suhtes ja seavad ohtu maailma tasakaalu, uue tasakaalumehhanismi kujunemise tervikuna. Ja ma arvan, et selles mõttes me oleme siin kõik enam-vähem ühel meelel ja toetame ka selle avalduse hääletamisel, selle avalduse vastuvõtmist. Aitäh!